Maastikuarhitektuuri eriala edasiõppimise mõte tuli ikkagi juba bakalaureuse, et miks mitte jätkata sellega. Ja kui bakalaureuse oli pigem niimoodi, et me õppisime selliseid kitsendatuid alasid või selliseid väiksemaid alasid, siis nüüd magistris on need suurema ala peale jaotatud, ehk siis kõik see linnaline osa juba ja suuremal skaalal. Nii et see tundus väga põnev ja huvitav. Enne Maaülikooli õpingutele asumist õppisin aasta aega Hiiumaa ametikoolis maastikuehitust, mis minu arvates andis mulle väga hea aluse taimede tundmises ning just ehituslikus võtmes aru saada, kuidas mingid projektid või lahendused toimivad, millele tähelepanu pöörata, et saavutada oma eesmärke või mis on võimalikud ohukohad. Kõige rohkem ma hindan õppetoolis õppimise juures just seda õpilaste ja õppejõudude vahelist läbisaamist, et on ausus ja austus ja selline väga sõbralik ja lahendustel orienteeritud õhkkond, et kui bakalaureusest tavaliselt ei julgeta küsida mingitel erialadel näiteks või et on mingi kartus, et kuidagi vaadatakse sind teistmoodi, siis siin on juba esimesest aastast alates olnud see väga sõbralik ja ei tunne, et lahendust ei tule kuskilt või ei ole kedagi, kes sulle vastata ei oskaks. Et isegi õppejõud, kes ei ole sinuga otseselt seotud, siis nemad annavad ka vastuseid ja on väga rõõmsad, et nad saavad aidata. Kindlasti magistris on hetkel mind kõige rohkem mõjutanud ja kõige rohkem samamoodi ka meeldinud just Toomas Muru antav planeerimisteooria õppeaine, kus siis toimusid arutelud vabas vormis, saime tutvuda erinevate hartadega, artiklitega, mis siis rääkisid süvendatult maastikuarhitektuurist, selle ajaloost, praegustest olemustest ja seminaridel saime siis selle üle arutada, et kõik koos ja koos õppejõuga, mis oli väga tore, et meie saime just põrgatada oma ideid ja mõtteid, mida tavaelus igapäevaselt ei jõua nii palju võib-olla teha, kui sooviks. Ja õppejõud loomulikult sai korrigeerida või lisada juurde mingeid põnevaid fakte või teadmiseid, mis loomulikult siis omakorda pani jälle edasi mõtlema nende teemade kohta, et see oli arvatavasti kõige arendavam ja nauditavam samal ajal. Meie õppetöö raames kõige väärtuslikumana on tundunud just programmide õpe, mida võiks kindlasti alati rohkem olla, kuid ka teised ülesanded on väga olulised ning seetõttu ongi väga oluline ka enda jaoks ise kinnistada ja lisatööna seda teha. Teine väga oluline õppeosa, mis meil on kindlasti taimede õpe, nii eesti keeles kui ladina keeles, et just väärtustada enda töödes Eesti põhiliike, mis meie kliimale vastu peavad. Samuti, et jälgida hooajalisust ja aastaaegu, pakkuda värve ning pidevat ilmailu ja kaitset tuule, päikese eest. Mind on eriliselt inspireerinud kaks õppejõudu, Toomas Muru ja Martti Veldi. Ja just sellepärast, et nemad on mulle näidanud, et saab omada mitut erinevat huviala korraga, et ei pea olema ainult maastikuarhitektuur, vaid saab ka olla nende kõrvalvaldkonnad ja töötada nendes valdkondades ja samal ajal mitte läbi põleda ja tunda rõõmu kõigest. Minu jaoks kõige praktilisem kogemus on kindlasti tulnud praktikakohast. Ma kujutan ette, et Angela, kes oli Pärnu ajal, ei oleks iialgi julgenud võtta seda initsiatiivi ja kirjutada kellelegi kuskile, et tere, mina nüüd sooviksin tulla, palun võtke mind. Et see on minu jaoks kindlasti väga suur julgustükk olnud ja kindlasti ka EMÜS ehk siis Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilasselts, kes on pakkunud nii palju toredaid projekte ja võimalusi, millest üheks on ka linnaku projekt, mida sai ju enda initsiatiivil alustatud ja ise ka lõpuni viidud ja et väga suur rõõm oli näha, kui paljud inimesed sellega kaasa tulid. Linnaku projekt on siis Maaülikooli linnakus
tehtud ja just meie üliõpilasseltsi poolt, kes soovisid siis luua mõnusamat ja hubasamat väliruumi, et inimestel oleks koht, kus olla ka linnakus sees, mitte vaid linnakust väljas. Ja mis on eriline selle puhul on see, et meie üliõpilasselts tegi ise kõik algusest lõpuni, nii projekti kui ka suhtlus erinevate organisatsioonide ja ka Tartu linnavalitsuse vahel ning lõpetades siis ise moodulite ehitamisega, mis siis pandi ühiselamute ala juurde, Soomedicumi juurde ja ka Tehnikamaja juurde. 2 aastat projektijuhi ametit EMÜS-is on mulle näidanud seda, et oluline on leida enda ümber inimesi, kellega koos projekte läbi viia, üritusi korraldada, kaasata just ka vahelduvalt nagu erinevaid inimesi, et kõigil oleks see võimalus. Ning kõige olulisem on muidugi inimesed, kes kohale tulevad ja osa sellest saavad. Et see annab kõige suuremat indu edasi tegutseda ning jätkata ja püüda veel rohkem pakkuda inimestele. Mina olen pärit Pärnust ja mis mind eriti just Tartu poole tõmbab, on see tudengielu, tudengimelu ja väga suur rõõm on näha, kui palju panustatakse meisse kui tudengitesse ja mitte ainult siin ülikoolis, vaid ka laiemalt, et nii linnavalitsus kui ka erinevad organisatsioonid ja ma arvan, et just see sõbralikkus ja vastutulelikkus kõige suhtes teebki Tartus olemise nii mõnusaks ja toredaks. Sellel erialal tulevikus ma näen ennast kindlasti avalikus sektoris, just seepärast, et seal kuigi ametinimetus võib olla üks, siis tegelikult töid on väga palju ja väga mitmekülgsed, mis mulle endale väga meeldib. Ja kindlasti on mul väike selline salasoov hakata andma meie erialal mingisugust näiteks ainet, et ei pea olema meie ülikoolis, aga see võiks olla kuidagi laiemalt noorematele kättesaadav, et jagada siis algteadmisi meie eriala olemuse kohta. Peale õpinguid tunnen ma, et kindlasti ma sooviksin kuskil büroos või omavalitsuses näiteks praktiseerida ja kinnistada oma teadmisi. Kuid edaspidi tulevikus tunnen ma, et võib-olla päris kontoris ma ei suuda pikka aega töötada, et oleks vaheldus, siis jätkaks oma maastikuehituse teekonda ja ühendaks selle koos maastikuarhitektuuriga. Ma arvan, et meie maastikuarhitektuuri väärtus tänases maailmas on just luua meeldivaid ja inimkeskseid tänavaruume, linnaruume, samuti maastikke, mis pakuvad inimestele võimalust maandada oma stressi, taastada tähelepanu ning olla piisavalt eemal vahelduseks igapäevaelust. Meie eriala väärtuseks arvatakse olevat, et see on vaid ilus haljastus ja selline esteetilisus, aga tegelikult meie eriala erilisus peitub just selles, et me suudame mõjutada kõiki eluvaldkondi, alustades siis põllumajandusest või kliimamuutustest ja lõpetades majandusliku olukorra parendamisega läbi siis erinevate maastikuarhitektuursete võtete.